Ketoga kasutatavad rasvad. Et ei ole niimoodi, et sööme ükskõik mis rasva ja kõik on hea. Kahjuks siiski see nii ei ole. Ja. Et öeldakse, et rasvad on kahjulikud, aga rasvad on niivõrd erinevad, et me ei saa ühte patta panna kõiki rasvu. Et näiteks oliivõli on hea, suitsemispunkt on kõrge, saab kasutada praadimiseks. Külmpress oliivõli saab salatitele panna. Ja ketos ei tähenda seda, et te peate nüüd rasva peale elama. Näiteks 2 supilusikatäit õli salatiga päevas on isegi piisav. Ei ole niimoodi, et jah, tõesti vaatame, kus on rasva ja sööme käntsakatena sisse neid. See ei ole see teema. Siis MST-õli muidugi, eks ole, ketoosis püsimiseks ja energiaks. Siis on see külmpress extra virgin kookosõli. On olemas ka praadimise õli, mis on maitsetu ja lõhnatu. See on lõhnaga. Praadimiseks ei sobi, minule ei meeldi see maitse. Ma võin teda süüa, lusikaga võtta sisse, aga ma ei suuda teda praadimisel kasutada ja ta pole selleks ka mõeldud. Siis on puhas või. Siin on korralik koorevõi, mis ma sain. Kõik oleneb ka, mida te kuskilt leiate ja kust te saate. Siin on mul tahiinit ja päevalille seemnevõied, kõik rasvased suutäied, ütleme nii. Kanarasva võib kasutada, searasva tegelikult võib kasutada, loomarasva. Mina lihtsalt sealiha ei söö, ei kasuta ja minule piisab kana ja loomaliha ja oliivõli ja või. Ma teen ise ka selitatud võid. Ta on nagu puhtam ja sobib praadimiseks. Et tavaline või läheb ju suitsema praadimisel. Aga kui panna sinna natukene õli alla, võid peale, siis ta ei suitse. Ja. Siis ma tõin välja veel kreeka pähkliõli, mis mulle meeldib. Et kreeka pähkliõli on salatile meeldiv ja siin on taimsed omega-3 rasvahapped. Ta on meeldiv õli, sest minule isiklikult oliivõli maitse nii väga ei meeldi. Ma pean teda kuidagi neutraalseks tegema. Võib-olla mõne toiduäädikaga, õunaäädikaga, mis on ketos täiesti lubatud. Jah, maitseainetega, sidrunimahl ja muud asjad.